nagu te seal taga näete ka, Paide fännid ka omade trummidega juba olemas, siin meeskonna kaptenid, poolkaitse. Kui Juri Frischer tundub, et iga hetk selle mängu alanuks vilistab ja läksimegi nagu ikka, või nahtlikult ei tohiks ta veel vist vaba poiss olla veel, aga pigem ikkagi täiesti pruun ja muld. Teko paneb värava peale, Kurukšaga oli seal ja Jao nüüd ise vasakult äärelt too üles saanud. Slašovi tal ees ei ole, on Hakim Sairinen pall värava ette ja ei lähe liiga ees selle palli jaoks. Kuidas ta muidugi nii üksi oli, on oma, et mängib Uljanovile külje peale, Uljanov vajutab maast ja vajutab. Kavaneb veel pallist mööda, Uljanov saab nüüd selle palli kätte siin nurgalippu juures vasakul äärel. Pehme tõste kasti, Sanne lükkab selle kauga. Ja Jan-Maicel Jaa ka ja välja nüüd tõstab ja lükkab ära Jan-Maicel Jaa 18. minutil Henri välja karistuslöögist. Viib Paide linna meeskonna juhtima ja väljalt suure katma pidi, aga tõesti. Isegi kui Tammeka palli kasti saab, siis Slašov proovis ajalugu teha ja Mihkel Järviste on... Kauglöök tuli läbi, Järviste ei olnud... Tuli ikka Sören Kaldma, välja seal. Päris madalale tuli ja Kurukšaga eksib ja Uljanov võtab talt jala pealt löögi palli ära ja Uljanov lööb post. Külmavereliselt proovis sinna taha posti. Nüüd on kontrakood Paidel, Frolov. Endiselt Frolov tuleb ise, kas ei pane seda söötu sinna ääre peale, võtab paremale äärele. Mööl karistusala joone peal. Uljanov tal vastas ja pall seisab, mäng seisab, aga Mööl on ohtlik. Mööl võtab paremale jalale ette, tõstab selle kasti ja seal Jao Paju vastu ja nüüd tuleb Sanne appi. Mängib väljaga kokku ja välja paneb veel ühe mõõdetud söödu ja saab Mihkel Kurukšaga, vabandust, vastupidi. On kastis olemas, aga rusikatega Sanne, Jao. Üks värav täna kirjas juba. Triblab seal Jao kõvasti. Sööt kasti Frolovile, Frolov kõmmutab vasak. Aga super sööt Jaolt. Tammeka palliga, Sander Kapper, Kurukšaga vastu. Võib sealt mööda astuda küll. Tuleb tõste taha posti, aga Sanne saab enne pea vahele. Uljanov seal natuke proovis juba käär hakata tegema. Värava ees siis Uljanov. Aga Kurukšaga kõige kõrgema. Järviste jääb seal Kaldma ja Frolovi lõksu ja Frolov tuleb, lükkab Jaole edasi, Jao ei suuda see minutit umbes oli praegu Sander Kapper järjest palliga, Uljanov tuleb tõste kasti ja lükkab Reinkord, tähendab Andre Pajule. Ei tuleb ikka karistusalasse ja Kase oli kõige kõrgemal, aga nüüd on Järviste. Võtab tal Frolov jala pealt palli ära, Frolov endiselt ja sealt tuleb kollane kaart Kevin Aalvele ja tulebki ära. See on ebasportlik käitumine. Ja saame palli kätte. Uljanov on tal natuke seal ruumi ja toobki jooksu peale Kapperile. Kas Kapper jõuab Kapper? Aga Uljanov. Vasakuga teeb tsenderduse, hüppab üle. Siis jalaga võib tulla üllatusi küll ja veel. Praegu saab Paide ka üle jupi aja natukene ise rünnata ja tuleb ohtlikult Frolovile. Üllatust ei ole, Henri välja tsenderdab. Paneb päris vastiku palli Okoiele, mida Okoie mõlemad karistusalas olemas. Aga on ka Neemelo. Ja Tammeka meest juttu. Ja sinna tulebki, aga Kurukšaga. Viis teisele äärele, paremale äärele Möölile, kes Mööl saab mööda Kevin Aalvest. Kapper töötab tagasi. Ja võigatakse tribüünilt, et väravat on vaja. No vaatame. Praegu on see küllaltki lähedal. Karistusalast ei saa Tammeka mitte kuidagi palli välja. Neemelo kukub, Frischer ei vilista ja seal on Sinilai. See on kippunud jääma on täna. Võib-olla on see wake up kõnekord jälle Slava Savhaikole, aga tuleb. Ja peabki Tammeka hingama. Vaatame, kuidas Okoie Neemelega hakkama saab. Ei saa. Mööl paremal äärel. Frolov. Tammeka kaitset. Mängijat on praegu siin kaitses karistusalas olemas, aga Jata saab kõige. Jan-Maicel Jao triblab. Keerutab.
ja välja. Tauno Tekko, duubel 2. Seekord Martin Kase kõige kõrgemal Järviste paneb ühe palli veel kasti ja nüüd tulevad Paide mehed kiiresti. Oi kui kiiresti tuleb Alassanna Jata keskelt ja Jao sööt läheb täpselt sinna, kus proovis seal Kasest kuidagi trikitada mööda ennast, aga see ebaõnnestus ja nüüd Tarmo Neemelo tuleb 1-1, kukub. Pluss siin lisaminutid. Penalti hõngu tundub. Või siiski olid 2 kätt. Moodi oli siis selline. Aga Andrei Frolov paneb hea söödu Jatale ja Jata keevitab. On puudu mehel ja tõenäoliselt 6. aprillil või kuna tal see viimane mäng oli, siis ta oleks selle ära löönud. Aga enam vahet, kes ta seal vastas on. Praegu õppes Kevin Aalo üle. Oma mehest sai jagu õhuduellis. No peaasi, et võitis. Mööl. Frolov on karistusalas ohtlik ja Jata värav ees. Kuidas Frolov siin nii üksinda on ja mis nüüd siin juhtus? Kugele astutud. Ja Jata on täiesti vabas vees jälle ja nüüd paneb ära. Ja siit paneb Alassanna Jata ära. 2 korda eksis, 3. korda enam mitte ja 85. minutil. 85. minutil tuleb mees. 1,5 kuud vigastatud, tuleb, teeb esimese mängu, sekkub kuskil 70. ja juba veerand tunniga vajutab Tammekale teise ära ja nüüd on Paide peal ja Paide võidus jälle kinni. Pea ees põhimõtteliselt. Paide treenerid käsevad Frolovil lähemale minna, Frolov ei lähe. Ründajate kaudu all-in minemine Pokkerikeeli on ikkagi ennast õigustanud ja Zaho Vaiko toob jälle praegu 1003 peale ja taas Nõmme Kaljust mööda ja taas sinna 2 Tallinna suure